Tere tulemast kuulama Pilvejuttude 13. episoodi. Täna oleme siin mina, Märt Ridala, Henri Kunstmann ja Alan Tammet ja oleme kõik Solitast. Ja täna meil külalist ei ole. Ja me mõtlesime, et kuna meil on olnud päris huvitav Pilvejuttude sesoon, siis tahaks lihtsalt korra kokku võtta, et mida tarka me kõik selle sesooni jooksul õppisime, sest meil käis päris palju huvitavaid külalisi. Ja räägikski siis sellest, et mida huvitavad meie nendest podcastidest oleme leidnud. Et lihtsalt läbi käia, siis külalistena on meil olnud siin Pilvejuttude podcastis Siim Vene Riigi Infosüsteemide Keskusest, Roland Saks Inbankist, Ago Mölder Grab2Go'st. Jaanis Ardel rääkis meile sellest, kuidas IT-inimeste elu on Austraalias ja kuidas ta on Eestis. Johannes Kadak Boltist rääkis meile Bolti AWS-i platvormist ja sellest, kuidas sellel turvalisust tagada. Ja viimases 12. episoodis olid siis Erik Erbach ja Janek Schein LHV Pangast, kes rääkisid nende AWS platvormist. Et palju huvitavat kogemust ja arvatavasti saime päris huvitava ülevaate üleüldse Eestis kasutatavatest pilveplatvormidest ja kuidas seda tehakse. Aga et võikski läbi mõned need huvitavamad nüansid, et Alan, võib-olla sa alustaks, et mis sinu jaoks olid need sellised kokkuvõtvad, põnevad ja uued teadmised, mis said? Ja, et väga huvitav oli tegelikult ju, alguses esimeses hooajas me keskendusime siis enda kogemusele ja siis ka uudistele, aga jällegi hooaja teisel poolel me siis kutsusime saatesse külalisi. Ja mis minu jaoks võib-olla, sellised märksõnad olekski see, et jah, et pilve teenuseid kasutatakse. Muidugi, seda ka siis nii-öelda osaliselt, et ütleme niimoodi, et on hübriidpilvelahendused kasutusel, domineerib ikkagi AWS, kuigi Grab2Go kasutab Azure'i. Et see oli selline huvitav tendents, et ma ise olen peamiselt puutun kokku Azure'iga, et väike eeldus oli, et ka teised Eesti ettevõtted kasutavad võib-olla seda rohkem, aga eks see nüüd selgub, et kui meil tuleb võib-olla tulevikus uusi saatekülalisi, siis äkki see trend muutub. Käisime ju ka nii-öelda virtuaalselt Austraalias. Jaanis Ardel oli meil saate külaline episoodis 10 ja siis ühesõnaga saime ka sealt väga palju huvitavat, mis Austraalias toimub. Ja tore on ka näha, et Eesti inimesed on just pilve tehnoloogiatega nii kaugele üle maailma liikunud. Võib-olla trendidest, mida mainida, siis mikroteenused, automatiseerimine on selline jätkuv trend, mida siis erinevad ettevõtted on juurutanud. Tore oli ka näha, et LHV on praktiseerinud Snowflake'i platvormi andmete talletuse näol. Kuna ise töötan Snowflake'iga väga palju, siis oli jällegi tore äratundmisrõõm. Aga jah, et jällegi vanad tuttavad Terraform, Kubernetes, mis siin kõlas läbi mitme saate, oli jällegi ära mainitud. Aga jah, et ma arvan, et see praegu minu poolt oleks see kõik, et võib-olla siis teised saates olijad saavad ka veel lisada enda märkusi. Jah, ma ei tea, kuidas teile tundub see AWS-i domineerimine, et tegelikult, kui me vaatame meie projekte, kus meie osaleme Põhjamaades ja Baltikumis, et siis ikkagi Azure'i on pool või isegi üle poole tavaliselt, et seda, et Eestis nii palju rohkem AWS-i on, oli tõesti natuke üllatav. Võib-olla juhtus lihtsalt nii. Võib-olla juhtus, et me ikkagi keskendusime ju peamiselt Eesti regioonile. Samas, kui vaadata nüüd Skandinaaviat, siis selles kontekstis vaidleks vastu, et pigem on seal juba ongi nii-öelda
vanemad ettevõtted, kes on siis olude sünnil läinud Azure'i üle oma integratsioonidega ja platvormidega, migreerimistega. Et see võib olla see tendents, aga jah, Eesti osas, kuna AWS oli ju tegelikult ka esimene pilve selline tõsiseltvõetav platvorm, kes tuli turule ja ilmselt sealt see nii-öelda pilve kasutus alusega sai. Aga kuidas meile jäi mulje sellest, et meil oli see küsimus, et kas hübriidcloud on või ei ole lahendus, mida kasutada ja sellest minu arust oli nagu erinevaid vastuseid, et kuidas teile jäi sellest mulje? Et võib-olla jah, et vot kui nüüd jällegi tuletada erinevate saatekülaliste näol, siis sellist, me ei saa nagu ju paika panna või välja võtta ühtset mustrit, et kuidas peaks olema edukas cloud'i teekond ja erinevad firmad on leidnud erinevaid teid, kuidas seda realiseerida. Hübriidcloud on tegelikult kasutuses olnud ju meie saatekülaliste näol päris mitmel, eks ju, et osad teenused, mis ilmselt kas on siis seotud kuludega, jäetakse ikkagi on-prem valdkonda või siis on jällegi nii-öelda vastupidi, et mõni teenus on isegi soodsam cloud'i peal. Aga sellist ühtset nii-öelda mustrit ma küll ei näe. Henri, mis sulle jäi tarku mõtteid meie külalistelt meil? Oli väga põnev hooaeg, et jäi palju huvitavat, aga seesama AWS ja Azure'i küsimus hakkas ka mind tegelikult poole hooaja pealt kummitama ja tegelikult kas ütles seda LHV ja minu meelest ütles ka seda Inbank ja keegi veel, et põhimõtteliselt tehti tiimi sees küsitlus, kes mis cloud'i oskab ja sealt selgus, et AWS-i osatakse ja selle pealt nagu mindigi, et kui ma eelnevalt on küsitud hästi palju analüüsi, et mis pilve ma minema peaks ja siis me oleme igasugu hinnavõrdlusi ja mugavusvõrdlusi ja kasutajakogemuse võrdluseid ja töökindluse võrdluseid teinud, siis ma olen alati ka veel juurde pannud, et ikkagi tähtis on ka nagu kompetentsi osa, kas sul on tiimis kompetents olemas. Siis selgub, et see kompetents ongi nagu see A ja O, et kui sul on tiimis mingisugusedki oskused kellelgi olemas ühes või kummast cloud'is, siis seda teed see ettevõttega suuresti läheb, et need analüüse võib lihtsustada tulevikus, mul on niisugune tunne. Aga oli jah, selles mõttes põnev, et huvitav oli, sa nagu lugesid ette ka ettevõtted ja külalised, kes meil käisid. Huvitav oli mul vaadata ka neid vaatajanumbreid, et mis inimestele nagu huvi pakkus. Et kiirelt siis minu meelest kõige populaarsem episood meil YouTube'is on 10. episood, Austraalia, kus oli meil külas Jaani Sardel. Keeruline on tuua seda põhjust, miks see kõige populaarsem oli. Aga jah. Ma natuke täpsustaks, et kui me Spotify numbrid ja YouTube'i omad kokku oleme, siis tegelikult LHV episood on võib-olla isegi kõige kuulatumist. Ta oli Spotify's nagu väga palju populaarsem kui teised. Võib-olla mingi algoritm seal hakkas lihtsalt õieti tööle või midagi sellist, aga jah. Jah. No nad on seal koos tipus, et tõsi, ma eetriväliselt ütlesin Jaanisele, küll ta ära muretse, et ei pea väga pödema, palju vaatajaid sinu episoodil ikka ei tule, et ma pean natuke vabandama, et tuli küll õnneks. Ja siis jah, LHV oli väga populaarne, samuti oli ka populaarne minu meelest meie 6. episood, kus oli külas Siim Vene. Et see tõenäoliselt ka avalikku sektorit puudutab ja tõenäoliselt ka neile pakub see huvi, mis võimalused ja variandid neil on. Aga mis veel siis? Mida ma õppisin, et tegelikult tehakse väga huvitavaid lahendusi, ollakse tegelikult, vähemalt meie külalised, kes meile saatesse tulid, olid juba päris küpses tasemel oma asjadega. Ka Inbank oli minu meelest väga hea näide, kuidas neil oli ikkagi minu meelest see kosti monitoorimine väga ilusti nagu tehtud ja väga selgelt lahti seletatud, et minu meelest see oli väga tore.
et jah, loomulikult meie saatesse tulid ka, ütlesid jah, ettevõtted, kes olid kogenud nagu pilves kogenud ja nagu tahtsid rääkida ja nagu jagada oma kogemust. Eks me järgmisel hooajal otsime siis mõne nõukse, kes just on nagu migranud ja vaatavad, mis probleemid ja väljakutsed neil on. ja Jah, muidugi reklaamiks, et kui selline migratsioon on plaanis, siis meilt saab alati abi selle tegemisel, jah, et meilt saab abi. Ja samas see, et nagu tuli jutuks AWS-i populaarsuse tõus, siis ma ka teen nüüd väikest AWS-i projekti, et kohe nagu Eesti tuules, et kasvatame uuesti oma kompetentsi selles ka. kuulge, aga kuludest rääkides oli ka siin huvitav selline 2 erinevat arusaama või arvamust, et kas kasutada teenuseid, mis on nagu natuke kallimad või siis säästa kulusid ja kasutada lihtsalt, ütleme siis baasinfrastruktuuri, virtuaalserverit ja ketta mahtu, eks ju, ja siis ise ehitada nii-öelda teenus peale, et kuhu me selleni ikka jõudsime või mida meie külalised arvasid teie arvates? No mis ma siin lisan juurde jah, et noh, see oli nagu väga hea, et kulude osas toimus monitooring, et tihtipeale minnaksegi cloud'i üle ja siis kulusid ei jälgita, mingeid nii-öelda reegleid või policy asju ei sätita ja siis lendavadki need kulud lakke ja siis nii-öelda tardutakse ja minnakse ruttu cloud'i pealt minema, eks ju. Aga mis mina nagu võib-olla mõtted, mis ma sealt tõin kulude osas, ongi see, et need saates osalejad, kes olidki nagu praktiseerinud cloud'i kulude monitooringut, et neil oligi nagu võib-olla asjad järjel ja nad ühesõnaga plaanisidki edasi minna ja teha järgmiseid migreerimisi cloud'i peale. Aga jällegi teisalt, et eks seal ongi see, et tuleb vaadata, et kuidas sa saad võib-olla cloud'i paremini ära kasutada teenuste osas, et ta ei oleks nii kallis, et milliseid ressursse, et meil on ju compute ressursside all ka erinevaid võimalusi ja andmebaasid ka muidugi. Aga jällegi ühtset sellist hõbekuuli nii-öelda ei ole. Ja jällegi veel, kui vaadata automatiseerimise osa, siis mis mulle meeldis, oli see, et seal oli kasutusel ka taaskasutatavad mallid, ehk siis juba on näha, et cloud'is on mindud nii kaugele, et on automatiseeritud oma lahendusi ja siis ühesõnaga ka neid jagatakse erinevate tiimide vahel, mis on väga suur pluss. Et see on väike sihuke boonus siia juurde. Ma arvan, et see sõltub väga ka sellest maturity levelist, kus sa oled. Ma eeldan, et alguses ikkagi päris palju proovitakse nagu pilve üldiste teenuste peale ennast käima saada, asjad on nagu tööle saadud ja siis hakkab see optimeerimise osa peale, et sa hakkad nagu arvutama seda rahalist külge, et võib-olla ma saan teha odavamalt seda asja natuke paremini, et ma eeldan, et see vist on maturity leveli koht, et mida rohkem sa oled pilves olnud, seda täpsemaid valikuid sa teed oma infra koha pealt, et mida ma tõstan VM-ide peale ja mida võtan managed service'ide pealt. Ja võib-olla ka minek cloud'i peale aitab teha ka nii-öelda code review'd selles mõttes, et kui tõesti need algsed arendused on olnud väga sellised, ei tahaks öelda bugilikud, aga võib-olla mitte nii hästi optimeeritud, et väga palju saab teha ka koodis ära. Et see toob siis kõik ju välja, et kui sul on on-prem lahendused, võib-olla sul on neid ressursse nii palju, et sa ei jälgigi, mis seal täpselt toimub. Rakendused rõõmsalt jooksevad, tarbivad hästi palju ressursse, aga kui sa lähed nüüd cloud'i üle, siis hakkavad ju tulema arved, eks. Ja jällegi see koht on ka sihuke,
ütleme nii, hea hetk hakata üle vaatama, et kuidas tegelikult rakendusi või olemasolevaid süsteeme saaks paremini optimeerida. Jah. Ega ju ka see oma server ei ole ju tasuta saadud. Lihtsalt see on teise rea peal võib-olla, et ta ei ole OPEX, vaid on CAPEX, aga ta ikkagi on ju maksnud raha. Ja. Teiseks, see raha ei lähe alati sinu nagu IT-juhi taskust. Tihtilugu läheb ka majahaldur, peab maksma elektri eest või mingi jahutuse eest, tulekustutussüsteemide eest peab nagu keegi kolmas nagu kellegi teise nagu kulurealt, et jah, tihtilugu neid ei arvutata sissegi. Kuidas teile tundus see, et päris paljud olid nagu tehniliselt oldi ju päris huvitaval ja heal tasemel, et aga kas tekkis ka mõni päris huvitav lahendus või innovaatiline, mida te kuulsite või mis vääriks nagu eraldi tähelepanu, et keegi kuskil on teinud midagi nagu väga eriti teisiti või kõrgemal tasemel? Nõuksed eetrivälised vestlused jäid ju meil lõpus ka üles, et tegelikult näiteks Jaanis Austraaliast rääkis oma AI lahendustest pärast eetriväliselt, et nende asjad olid päris huvitavad, mida nad tegid ja tegelikult jäi meil väike vestlus, et ta võib tulla tulevikus veel neist rääkima, et kui meil on huvi kutsuda teda, et see jäi nagu kõrva. Innovatsiooni kindlasti proovis ju ka Grab2Go, et nemad nagu teevad täitsa uut asja ja proovivad uut turgu ja nende innovatsioon jääb pigem rohkem sinna riistvara poole peale või kuidas see riistvara ja pilv ja tarkvara kokku jooksma saada, et nemad olid siuksed huvitavad ja LHV-st jäi kõrva mulle see Crossplane'i kasutamine, mida ma ei ole kasutanud ja mõtlesin, et võiks natukene testida. Ja ma ise Crossplane'iga olen kasutanud ja minu jaoks oli see väga selline jällegi tore üllatus, et võrdlemisi uus tehnoloogia on siis kasutusel ka kenasti Eestis. Et, aga AI osas, et me tegelikult ei ole seda teemat väga palju puudutanud ja seal on ju ka need ohud, eks üks asi on selline AI kasulikkus, aga samas on ka need ohud, et mida siis nii-öelda kui anda AI-le väga palju infot sisse, et see võib olla ka nii-öelda turvarisk, eks ju. Põgusalt me rääkisime nendel teemadel, aga ma arvan, et see AI võiks olla ka tulevikus mõnes saates meie põhiteema. Ja võib-olla siis ka näiteks kutsuda erinevaid eksperte, kes on AI-ga varem kokku puutunud saatesse ja siis oleks ka selline võib-olla huvitav diskussioon, mis me võiksime teha. Et me ise nagu natuke kasutame AI-d cloudis või cloudi ülesseadmisel või infrastruktuuris või kuidas see? Väga põgusalt pigem, et kuna oleneb ka jällegi projektist, eks ju, et mõnes projektis on see täiesti veel, ei olegi selle peale mõeldud, aga ja samas võib olla see ka nii-öelda turvakaalutlustel siis blokeeritud, aga jällegi me ei pääse sellest, et AI tuleb igal juhul. Kuulge, aga viimase teemana veel, et ka väike niisugune, ütleme siis teaser meie tõenäoliselt järgmise podcastini, et AWS ja Azure said mainitud, aga ülejäänud cloudid, et me oleme siin viimasel või meie Alan, Henri ja meie kolmas cloudi tiimi liige Anel on teinud päris huvitava ülevaate Euroopa cloudidest. Aga ka siin ei olnud meil juttu ju ei Google Cloudist, ei olnud Oracle Cloudist, ei olnud ka Eesti riigipilvest ega muudest cloudidest eriti juttu, et ega ju ei ole maailm nii ühesuunaline, et on ainult AWS, eks ju, vaid on need teised variandid ikka ka või kuidas teile tundub? Pigem on populaarsus levinud kas siis nii-öelda riigiti, eks ju, mis me võime välja tuua. Aga Eesti on väike
ja noh, kui keegi oskab AWS-i, siis jutud levivad, järgmises ettevõttes võetakse jälle ka AWS kasutusele. Aga Skandinaavias on jällegi sellist kohustust rohkem, kus siis ka Google Cloud on kanda kenasti kinnitanud, eriti noh, näiteks väga hea näide on Soome. Ja seal on ka muidugi rohkem nii-öelda see pilveteenuste kasutuselevõtt on olnud varajasem ja võib-olla mahukam, eks. Ja see kõik on siis dikteerinud ka miks seal on 3 sellist põhitegijat. Aga eksootilised nagu Alibaba, Cloud või midagi sellist, et seda ma arvan, et sinna läheb veel aega, et võib-olla peaks võtma siis ka täiesti mõne teise piirkonna ette, et kus me saaksime neid näiteid. Vastukaaluks ma usun, et IT on nii sügavalt meie elusse seotud ja ka pilveasjad ja ma arvan, et need poliitilised tõmbetuuled võivad ka seda tehnoloogiat hakata varsti liigutama, et kui see üleatlandiline usaldus kipub kaduma ja asjad lähevad nagu kalliks ja keeruliseks, siis ma usun, et need potentsiaalsed Euroopa pilveproviderid, kellega me siin vaikselt ka tegutseme ja vaatame, võivad oma arengus väga kiiresti järele jõuda ja võivad olla tegelikult päris potentsiaalsed konkurendid. Et selles mõttes me hoiame silma peal, mis turul toimub ka väiksematel tegijatel ja anda võimaluse ja proovida ka teisi tegijaid. Aga sellega siis täna lõpetaks. Aitäh kuulajatele, aitäh, et olite meiega. Jätkame peagi uuesti ja järgmise korrani siis. Järgmise korrani. Tšau! Kõike head!